donne speciali che sono madri ed amanti e conoscono bene. Tere varahommikust! Lähme reisile. Mis meil on siis? Meil on 3. juuni 2023 ja me oleme praegu laeva peal, Eckerö laeva peal, hetkel veel Tallinnas. Eckerö Line Finlandia. Ja Tallinna panoraam ja kilukarpi. Ja mõte on siis see, et sõidame siit siis kõigepealt Soome, Helsingisse ja sealt hakkame siis edasi liikuma Norra poole. Et jõuda siis kõigepealt sinna, lähme täitsa põhja välja, Nordkappi ja siis hakkame mööda Norrat jälle allapoole tagasi tulema. Kuni siis lõpuks jõuame Rootsi, Kapellskääri ja Kapellskär-Paldiski sõidame koju tagasi. Ja taaskord siis jaanipäevaks koju, nagu ikka. Ja praegu kell on väga vähe, kell on natuke 5 läbi. Kell 6 läheb laev välja. Ja ilm on meil ka suht külm. Viimasel ajal ongi väga külmad ilmad olnud. Eile oli üldse ainult 8 kraadi. Ma ei tea, palju täna on. Kas sa oled vaadanud, palju täna ilm on? Temperatuur õues? Õues Tallinnas juba 15. 15 isegi. No siis on hästi ju. Aga hakkame siis sõitma ja eks siis tee peal vaatame, kuhu me satume ja kuhu seekordne reis meid viib. Et head reisi meile. Tallinn jääb järjest kaugemale. Kuul on ka päris kõvas. No mere peal normaalne. No nii oleme siis jõudnud Helsingisse. Laevasõit läks nii kiiresti. Meil oli seekord võtsime kajuti, mis oli päris tark otsus, et nii hea oli natukene tukastada seal. Ja nüüd on meil siis juppmaad sõitu ees, et ma ei oska öelda, palju meil sõita on. Mis see oli 756 kilomeetrit oli Helsingis? Tal juhul Oulusse me peame jõudma. Töömaja on meil Oulus esimene, seal peaks olema siis apartment. Et sõidame siis praegu. Et sõidame siis, me oleme Ülivieskast möödas ja teel Oulu poole. Et meil on Ouluni veel umbes 120 kilomeetrit jäänud sõita. Et see tee Helsingist Oulu poole, et seda siis saadavad metsade ja kaljurohke maastik ja palju järvi. Kaljusid me väga palju näinud ei ole, metsa ja järvi ikka on. Ja teede ääres on siis need suvilad ja saunad, neid oleme ka näinud. Aga väga palju see loodus muidugi Eestist ei erine, ma ütleks, et suht sarnane veel vist. Ta läheb alles mingiks tundraks kätte. Veidi tibutab meil vihma ka, aga ma mõtlesin, et räägiks Oulu kohta siis midagi tarka ka. Et see Oulu linn siis, kuhu me nüüd lähme, et see asub siis Põhjalahe kaldal. Ja tegemist on siis kunagise Tõrva ja praeguse tehnoloogia linnaga. Ja Oulut kutsutakse ka Põhjala valge linn ja see on asutatud siis Rootsi kuninga Karl 9. käsul 1605. aastal endise Oulu kindluse juurde. Ja Tõrva kaubanduse kuldajastu alguse rahvusvahelise kaubavahetuse õigus pani siis aluse õitsengule, mis Tõrva põletusäri lõppedes jäi ikkagi veel püsima ning praeguseks on siis Oulu kasvanud Soome suuruselt 5. linnaks. Ja Oulus asub siis ka Soome vanim ja väikseim teaduskeskus Tiedomaa. No seda me küll vaatama ei lähe muidugi, meie ainult ööbime seal Oulus, aga no tore teada vähemalt, üks fakt jälle siis nagu teadava. Kui Kuldvillakus küsitakse, siis tead vastata. Aga sõidame siis edasi, järgmine peatus on siis juba öömaja juures. Jõudsime siis oma öömaja kohale, see on meie maja siin. Kohe lähme maja ette, auto saime siia ära parkida lõvikese ja Koulun kadu 38B. Lähme vaatame maja ette siis.
No nii, maja ise on siis selline, et vaatame kohe, kus see trepikoda on ja lähme tuppa. No nii, saime oma võtme kätte, tulime tuppa, teine korrus ja selline see tuba on siis. Noh, tundub selline okei või? Jah, ikka. Ma näitan siis köögi poolt ka ta selline stuudio apartment väike. Mingid paberid on siin laua peal ja külmkapp on seal pliit ja vaatame vannitoa ka üle. Selline. No vot, hakkame siis nautima. Tere hommikust, kui sa lähed sellega koju ära. Aga meil on siis pühapäev saabunud 4. juuni, kui ma ei eksi. Oleme siis oma öömajast lahkumas. Et sellise tänava peal siin Oulus. Ja nüüd siis alustame teed sinna Inari järve äärde. Täna hommikul pandi igal pool lipud välja, et me ei tea miks. Ja naljakas küll, nad ei olegi sinimustvalged. Aga no jah, meie aken oli siit teisel korrusel. Võt see aken peaks meie oma olema. Võt, aga nüüd hakkame siis sõitma jälle. Umbes 600 kilomeetrit on minna. Tšau! Me oleme vahepeal jõudnud siis Rovaniemisse. Käisime siin poes. Tegelikult meie käigu eesmärk oli see, et me mõtlesime, et ostaks Rovaniemist külmkapi magneti, jõuluvanaga magneti näiteks. Aga me ei saanud, siin ei olnud. Ja kõik igasugused poed on kinni, lipud on väljas, ei tea, kas on mingi püha või on nad pühapäeva pärast kinni. Aga seda me ei saanud, mis me tahtsime. Aga eks me liigume edasi ja reisi põhieesmärk on ju ikkagi Norra, nii et sealt vast saame oma magnetid, mis meil vaja. Nii, sõidame siis edasi, et tegime Rovaniemis väikse peatuse seal City Marketi juures, et sõidame siis edasi põhja poole. Ja Rovaniemi ise siis peaks asuma sellest polaarjoonest natuke lõuna pool, nii et me loodame, et me ei maga maha seda, et me ikkagi polaarjoone näeme ära. Väidetavalt pidid olema suured sildid tee ääres selle kohta, et elame näeme. Aga muidu kõik on siuke ilus ja roheline hästi, et loodus ei ole veel tundraks muutunud päris. Ei ole üldse tundnud isegi. Aga no vaatame siis edasi, et siin Rovaniemi kandis siis peale seda polaarjoont seal kusagil peaks siis asuma ka tegelikult ka jõuluvana kodu. Ja et seal põhimõtteliselt peaks olema võimalus siis selle taadi endaga ka kohtuda, aga noh, meie ilmselt seda võimalust nüüd ei hakka seal kasutama. Ja mingi Pajaküla postkontor on hästi Santa Park lähme käime seal. Santa Parkis või? Mina olen käinud siin, sina ei ole. No lähme vaatame. Nii, mind pandi siia Santa Parki maha, Arvi läheb ise minema. Toodi siia Santa Parki ja öeldi, et aitab sulle küll, rohkem pole vaja. Aga selline koht on siin, vaatame üks toredad põdrakesed siin on. Aga see Santa Park ise on muidugi suvel kinni, nii et ega me sinna sisse ei saagi, see on ainult talvel lahti. Aga sükene äge koht siis. No vot, selline Santa Park, aga näed, jõuluvana polnud ikka kodus. Uks oli kinni ja sisse meid ei lastud. Aga noh, koht on ikkagi ära käidud ja nähtud siis. Sõidame edasi. Sattusime nüüd veel mingisugusesse Santa Village'isse. Et jõulutalo, et vaatame siin ringi. Siin on hotell, näed. Sinu selja taga täpselt on hotell, ma tahtsin näidata. Ja siis siin on mingisugune, seal on isegi uks lahti, et Meet Santa, ma ei tea. Iilime ringi natuke siin, vaatame.
Vaata, jõulud täies hoos kohe. Näed, Santa on siin. Seal on suveniiripood. Seal pool. Siin jõulupoes võtsime siit kraami ja saime oma magnetid, mis me tahtsime. Nii et natukene ikka oli kasu sellest asjast. Ja siis lugesin juurde, et sain teada, et see sama, kus me käisime, siin praegu on üle tee, see Santa Village, et seal ongi siis ka see Pajanküla postkontor, kus siis saab neid marke ja postkaarte saata otse selle jõuluvana templiga siis ja et seal on selline väga tuntud pidi see postkontor olema. Ja nüüd sõidame edasi Polaarjoone poole. Sime siis siin postkontoris ära, Pajanküla on postkontor ja saatsimegi siit ka siis 2 kaardikest, ühe siis Emmele ja teise Marjele ja Jagole, et nad siis teaksid ikka aasta läbi head lapsed olla, et jõuluvana jälgib neid kogu aeg. Et selle Polaarjoonega läks siis nii, et tundub, et see on meil juba selja taga ja see konkreetselt see Polaarjoon oli ka seal samas, kus see jõuluvana küla oli, nii et me olime seal kohal, aga me lihtsalt seda maha joonistatud märki nagu ei teadnud otsida. Aga nii, et me oleme teisel pool Polaarjoont nüüd siis juba. Aga teekond jätkub meil edasi põhja poole ja et siit peaks juba hakkama ikkagi need tundramaastikud rohkem pihta, eks see loodus on ikka muutunud küll, et kui siin tee ääres vaatad, siis ta on ikka üsna selline kivine juba ja puud jäävad madalamaks ja Lapimaale siis öeldakse, et lisavad müstilisust ka virmalised Aurora Borealis. Et ma ei tea, meil vist, ma tegelikult kardan, et me vist ei näe virmalisi, kes see neid suvel siin vist ei näe. Ei, on suvel ka, aga ilmeb ilus olema veel pilves. Nojah, aga soome keeles siis need virmalised nimetatakse revontulet ja meie see öömaja, kuhu me lähme, see on ka revontulet tuba on nimi, nii et meil on mingi virmalist öömaja iseenesest. Ja pärit on siis need virmalised saami legendist, et saami kultuuri iseloomustabki siis saami keel, eriline laulmisviis ehk joikumine ja põhjapõdra kasvatus ja looduslähedane eluviis. Et seda vist peaks seal Inari järve ääres siis ka rohkem näha olema. Põhjapõtru me pole ka veel näinud, aga ehk ikka õnnestub mingi hetk. Nii jõudsime esimeste põtradeni, siin nad siis on, söövad siin ja mõnulevad, hängivad ringi. Vau! Tere, põder! Tšau! Näed, kui ilusti kohe. Otsustasime väikse kohvipeatuse teha, võt milline kohviks siin on. Sükke jääkarud sinna. Ja siin pool on veel päkapikud siin metsa all. Mingid. Nii et vaatame, et võtame ühe kohvi ja väike puhkepeatus. Kuri Pepi siin on, nüüd ei augu enam. Pepi! Tšau! Ei ole enam kuri või? Mõtku augub ennem. Me teeme väikse kohvi ja piruka ka, aga saime siis sellised kohalikud, siin on suitsulõhe, muna ja majoneesi täidisega mingi. Nemad ütlesid võileib selle kohta, minu meelest on see pannkook, jah? Aga igal juhul laseme siis hea maitsta, eks ole? Riis. Võt sellises ilusas kohas oleme siin järver. See peakski äkki Inari järv juba olema. Mingi sopp Inari järvest. Mulle tundub ka, et siin vist on Inari järv. Jaa. Tegime väikse peatuse. Ilus on siin. Ja siis sõidame edasi. Umbes 60 kilomeetrit on meil veel öömajani. Võt. No nii, jõudsime kohale. Oleme siis Kaamanenis ja see peaks olema siis meie majakka. Kohe lähme siis maja ette vaatame. Võti vaatasin, oli seal ukse ees. Kus? Ei no uks on siin, ma arvan siin on ikka. Näed, võti on ukse ees ja... Ja ongi autoga saab ukse ette ja me saame autoga siia sõita.
Selline tore majake siis. Ja siin on meil kohe järv, vaata. Kuule, jumala ilus koht on. Jah. Väga äge. Loodame, et nüüd peab ilma ka, et vihma ei tule, siis saame siin ikka õues istuda ja jumalast äge. Seal on ka üks maja, ei tea, kas seal ka keegi sees on. See on A ilmselt. Oksas sisse ja siin on 2 ust ka. Ei tea, mis ruum see seal on. Ja selline. Ka täitsa kihvta. Selline istumine siin siis ja siin on köögi osa, siis ma saan aru. Ja. See on magamistuba, see kapp. See on ka siin. Ja siis duširuumi. Oi, kuule, saun on ka meil, tead seda? On või? Ja, see on saunaga ja puha. Filmin korra vaikust ja rahu. Ise muidugi pläterdan kõva häälega. Ja see on meil siin Kaamanenis siin maja juures, see Inari järv. Kuulad? Nii vaikne on. Vaata, kui kihvt on see veepeegeldus. Hästi ilus. Ja meie maja on siis seal pool. Vaat seal. Aga ilus koht. Täna siis magame siin ja homme on meil plaan siis Norra piir ületada. Hommikust. Noh, mis see ilm siis teeb? Vihma sajab. Meil on öö läbi sadanud. Jah, terve öö sadab. Päris karge on ka ikka. Ja. Palju see temperatuur on? Ma ei ole isegi vaadanud, mõni kraad on. 3 kraadi näitas siin kandis. Ma ei ole ka vaadanud, aga no praegu hetkel vähemalt ei saja. Sajab. Vaata. Sajab. Sajab ei saanud arugi. Aga mis siis ikka, meie hakkame nüüd hommikust sööma ja siis varsti hakkame edasi liikuma. Norra poole siis nüüd. Loodame, et piiriületus siis sujub kenasti. Jah. Nii tahaks loota. Jah. Aga head isu meile. Mõtlesin, et näitan, millised teed siit lähevad sinna piiri poole. Norra piiri poole on pikad sirged üles alla. Päris lähed. Karm tõus praegu. Jah. Üsna karm. Aga päris äge. Tee peale sõnaga jooksevad siin. Niimoodi kohe tee peal. Nii, jõudsimegi Norra. Maksime oma tolli ära veinide eest, aga keegi ei peatanudki meid, et nad võivad muidugi veel kusagil pidada kinni vist, aga põhimõtteliselt oleme kenasti Norra jõudnud ja tundub, et on okei kõik praegu. Liigume siis edasi. Kiiruskaamera märkad selline. Et me oleme siis nüüd jõudnud Karasjoki linna ja tegemist on siis Norra saamide pealinnaga ja siin asub siis ka saamide parlament ja nende raadio ja televisioon ja et üldse siis, et Karasjok jääb nagu teede ristumiskohale, et ja ühtlasi on ta siis Finnmarki väravaks teel Nordkappi, et see Finnmark on siis Norra, mis ta oli? Norra põhjapoolseim maakond on see Finnmark, et me ise sõidame ka läbi Finnmarki nüüd siis sinna üles Nordkapi poole. Käisime poes, ostsime soojad sokid ja Norra õlut. Aga hinnad olid täitsa suhteliselt, ma ütleks samad, mis meil Eestis, et ei olnud nagu nii, et nüüd nii hirmus kallis oleks, et kohe hinge kinni lööks. Et täitsa odav ei ole, aga kõige hullem ka ei ole. Vot. Aga nüüd me sõidame kõigepealt siis Porsangeri fjordi äärde, kus on siis Trollholmsundi trollid ja tegemist on siis trollidega, kes ei suutnud saami pärimuse järgi endale siis piisavalt suurt
koobast uuristada ja siis enne päikese tõusu nad ei jõudnud fjordi ületada ka. Ja seetõttu nad siis kivistusid ära ja seisavad siis tänase päevani endiselt siis samas paigas ja vaatavad igatsedes fjordi teisele kaldale, kuhu nad oleksid tahtnud minna. Võt siuke lugu, aga sinna me siis lähme ja vaatame, kas me leiame nad üles. Kihti. Väikse peatuse veel korra lihtsalt siuke ilus koht on. Aga siin sajab meil praegu, ma isegi ei saa aru mida, kas vihma või rahet või vist ikka on see vihma. Aga ilusad vaated on. Aga me liigume edasi. Tahtsin lihtsalt näidata, milline see merepõhjend, see on Põhja-Jäämeri, me saime nüüd. Jõudsime järeldusele, et oleme Põhja-Jäämere ääres, aga vesi on nii madal, nüüd kivid on kõik väljas ja see on nagu naljakas on vaadata kohe. Et nii imelik. Aga siuke ta on. Omamoodi ilus ka, aga keegi elab siin kõrval. Majad. Me avastasime, et siin on pesakastid niimoodi kajakatele, vaata. Ja neid on siin sedasi kui palju. Mitmeid. Mõned on tühjad ja mõned istuvad linnud sees. Ma pole siukseid enne näinud. Naljakas küll. Täitsa naljakas kohe. No jah. No nii, parkisime auto parklasse ära. Nüüd oleme siin mingis külakeses, et tahaks siis minna neid trolle vaatama, kes siis vaesekesed. Siin on vist mingi juhis ka ja umbes pool tundi peaks olema meil kõndimist siis. Näe, siin on silt isegi 1,2 kilomeetrit on sinna trollide juurde. Aga noh, vaatame. Et matkame siit aiast läbi ja sinna mäe otsa siis on meil vaja minna. See kadruais on siin, jubedalt haiseb. No võt, nii me siis matkame siin. Selline see tee on siis, mis sinna läheb siit sinka-vunka üles alla. Imetleme loodust. Kihvt. No nii, tundub, et kohale me vist jõudsimegi. Et mulle tundub, et seal need õnnetud trollikesed siis on, kes ei jõudnud seda päikseloojangut ära oodata ja oma koopaid valmis ei saanud ja ei saanudki üle fjordi minema. See oli siin siis Porsangeri fjord, see kus me oleme. Et sellised nad siis on siin. Ninad norus vaatavad sinna teisele poole fjordi. No nii, trollide juures on siis nüüd käidud. Ja nüüd siis liigume tagasi oma auto juurde ja ilmselt võtame suuna siis oma kämpingu poole. Jõudsime siis oma kämpingusse kohale. See oli siin receptioni maja ja siis need majakesed siin on nii. Meie oma on siis see number 2 siin ja siin need majakesed on sedasi kõik siis rivis. Et täitsa tore austerlased on siin ja 2 mootorratturit ja eestlased. Nüüd lähme vaatame tuppa ka. Nii, tuba on siis selline pisike, siin on see kööginurk, laud. Siin on selline diivan. Oi, ja meil on nari. Oih, jumal, ma lootsin, et me saame selle kaka eraldi pooli. Ei, meil on nari ka. Pidi ilus vaade olema, no ma ei tea, praegu vihma sajab. Üsna külm on ja vihma sajab, nii et ei oska öelda. Vaatame vannituppa ka. Vannituba on siis selline. Ka selline pisike. No saame hakkama, 2 ööd on meil siin homme, et saame siis Nordkapis käia ja
Võt nii. Teeme korra siia ette, et filmiks siit ka, et pigem Nordkapp on siis see koht, kus me siis oleme ja meie majakesed on siis sealpool. Et aga siuke ta siin on, et see loodus on siin. Oi, näe, hobune on meil siin. Ja seal on täitsa lumised mäetipud paistavad. Niisugused need mäed siin. Näe, grillimajake on see ilmselt. Niisugused kaljud. Tahtsin näidata, et meil siin akna taga on ka põdrad kohe. Niimoodi siin. Näed, kuidas. Need on need valged sellised. Neid on siin terve kari kohe. Eespool on ka nüüd siin kaamerast ei paista. Aga võt sellised siis loomad. Oi, pisike on ka. Pisike on hall, pisike ei paista eemalt kaugelt väljagi. Suumida siis on näha. Aga nüüd meie lähme magama. Nii et hea tööd. Pimedamaks siin ilmselt ei lähe, nii et. Teeme ise pimedamaks.